Kõik need inimesed kogunesid täna siia Stenbockite selleks, et kanad saaksid viimaks puuridest vabaks. Kanade puuris pidamise keelustamisest on Eestis räägitud viimased 2 aastat, kuid vastav eelnõu istub endiselt valitsuskabinetis kinni. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras viis vastava eelnõu valitsuskabinetti 8. oktoobril, kuid tänaseni ei ole see istungite päevakorda jõudnud. Täna kogunesimegi siia selleks, et näidata peaministrile, et frustratsioon hakkab kogunema, kaua me ootame. Palun saada eelnõu edasi Riigikokku, et loomade heaolu arutelud saaksid normaalselt peetud. Peaminister on alati kõigest süüdi, selles pole väga kahtlust, et ma ütleks siiski nii, et 6 korda on maaelukomisjonis seda teemat arutatud ja ütleme, mulle on tulnud ka kiri Eesti toidutootjatelt, kes ütlevad, et tegelikult nad on ju vabatahtlikult nõus lausa üle minema puurivabale kanapidamisele. Sellised hea tahte kokkulepped lihtsalt ei kipu kehtima, et nendest on väga lihtne taganeda. Seadust on keerulisem muuta ja ettevõtja puhul on selge, et temal on tähtis kasum võimalikult odavalt toota. Vabatahtlikud kokkulepped omavad selget mõju ja kui vaja, saab neid alati jõustada seadusega, aga kui kõik osapooled on valmis ühe laua taga tulema, äkki siis võiks proovida seda, et alustaks ikkagi nagu sellisest heast vabatahtlikust kokkuleppest. Aga rõhutan, kui inimesed ei usu, ei ettevõtjad, poliitikuid, siis tõesti pole mõtet, siis saab protestida edasi. Loomakaitsjate seisukoht on mõistetav. Levib ju lausa uue aja rahvasõna, et hea poliitik annab sõna ja võtab sõna, ning päeva lõpuks on ju ka ettevõtjate peamine ülesanne majandada oma äriga võimalikult edukalt. Regionaal- ja põllumajandusminister ei jaga aga samuti peaministri optimismi, et ettevõtjate heale tahtele saab loota. Minu hinnangul see loomade heaolu tagamine on meie vastutus, et see, kuidas me suhtume endast nõrgematesse, see näitab meie ühiskonna väärtuseid ja jätta seda lahtiseks, ma ei näe selle erilist mõtet, et kui siis juba reguleerida, siis luua ka õigusselgust, et ma arvan, et selgus on emba-kumba pidi on kindlasti ka ettevõtjatele parem kui selline määramatus. Eelnõusse, mis piltlikult öeldes peaministri sahtlis täna oma järjekorra numbrit ootab, sai kirja, et ettevõtjatel on aega 10 aastat puurikanalatelt üle minna vabapidamisele. See oli loomakaitsjate jaoks valus kompromiss, sest nende hinnangul oleks piisanud 4 aastast. Nüüd kostub aga munatootjatelt, et hea küll, teeme hea tahte kokkuleppe, kuid 10 aastat on muudatuste tegemiseks liiga lühike aeg, sest me ostsime alles uued puurid, mis peavad esmalt end tasa teenima. Rail Baltic peaks ka juba valmis saama selleks ajaks ja mõned lubavad tuumajaama ehitada. Et ma arvan, et uute kanalate ehitamine ei tohiks olla nii suur ettevõtmine. Jah, loomulikult need munatootjad eeldavad, et riik neile selle kinni maksaks, aga ma arvan, et selle nad ikkagi saavad teha oma kasumite arvelt. Detailid üle tundub täna siiski mõttetu vaielda, sest peaministri jutust teeb kõlama, et tema sellisel kujul, nagu minister Terras eelnõu valitsusse tõi, seda Riigikokku saata ei kavatse. Kui on vaba tahe olemas ja valmis oleks, siis ma arvan, nii maaelukomisjon, kes seda protsessi veab tegelikult Riigikogus, toidutootjad ja kaubandus võiksidki korra maha istuda ja seda arutada, et võib-olla leitakse nagu kena lahendus ilma üldse üksteisele väga kõrge emotsiooniga lauseid ütlemata, eks. Me ei anna enne alla, kuni see seaduse muudatus on vastu võetud, sest et just praegu siin, kui me räägime, need kanad on piinlevad kohutavates elutingimustes, surmaeelsetes krampides, vereloikudes, vigastustes ja seda vaatepilti on võimatu unustada. See motivatsioon, mis sellest tekib, et nende heaolu nimel võidelda, annab lõpuni välja jaksu ja jõudu. Nii et lähme lõpuni välja.